Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea volikogu esimees ja head linnavolinikud, linnavalitsuse esindajad ja külalised ning inimesed, kes te jälgite meid interneti vahendusel. Minul on 2 arupärimist. Ülesannete andmisega on praegusel hetkel natukene keerulisem, sest meie linnavolinikud ei ole ikkagi enda funktsioonist nagu aru saanud. Nimelt meie anname Tallinna linnale ülesandeid ja nõuame nendega täitmist, mitte ka seda, et kui linnavalitsus ütleb ei toeta või et nad lihtsalt ei viitsi, mis on ka selge, sest teadupärast inimene ongi loomu poolest ju laisk. Tuletan teile meelde, et kui inimene oleks virk, siis praegusel hetkel me ei istuks siin laua taga, vaid ikka puupulgaga korjaksime ussi ja tegeleksime korilusega. See aga sellest. Ja mul on siis nüüd 2 arupärimist, mille ma kohe siin signeerin. Esimene puudutab mu head kolleegi ja tema väljaütlemist ja on suunatud siis vastava ala abilinnapeale, keda ma millegipärast ei märka, alast alla. Kunstigümnaasium oli üks 24 koolis, kelle linnavalitsus andis eelmisel nädalal loa avada järgmisel õppeaastal 10. klassid tingimusel, et seal õpib vähemalt 60 õpilast. Tallinna kunstigümnaasiumi direktor, hea kolleeg Märt Sults kinnitab, et seda mitu paralleelklassi gümnaasiumis avada saab otsustada vaid kooli direktor vastavalt oma majanduslikele võimalustele, mis on ka mõistlik. Direktor on väitnud, et tema ei pea linnavalitsuselt selleks luba küsima ning avab 10. klassi ka juhul, kui sinna tuleb vaid 1 õpilane. Kui teistes loa saanud koolides on praegu üldjuhul avatud 20 klassi ja õpilaste arve jääb veidi alla 60, siis kunstigümnaasiumis töötab praegusel vaid 1 10. klass 32 õpilasega. Ja ma küsikski tegelikult, et esiteks, kuidas suhtub Tallinna linnavalitsus Tallinna kunstigümnaasiumi direktori sellistesse väidetesse, kelle otsustada on Tallinnas klasside arv ja klasside suurus koolis. Kolmandaks, milliseid sanktsioone plaanib Tallinn rakendada koolidele, kes olenemata linna nõudest otsustavad avada 10. klassi vähem kui nõutud 60 õpilasega ning 4. kas vastavalt Tallinna kunstigümnaasiumile võivad ka teised koolid ise otsustada gümnaasiumi osa säilitada ka vähema õpilaste arvuga juhul, kui, ma toonitan, nad majanduslikult välja tulevad. Arupärimisele nii suulist vastust kui ka kirjalikku. Ja nüüd siis juba selline pisikene saaga selle kodurahu programmiga. Hea Meer. Esitasin 23. jaanuaril ning 6. veebruaril arupärimise rahuliku kooselamise programmi kohta. No see kodurahu programm, mis meil nüüd siin ikka kestab ja kestab. Tänan selle vastuse eest, mis ei olnud nagu kõik see parem, aga ta läheb juba tegelikult sinna poole. Tähendab, et on inimestel selline õppimisvõimet. Ja nüüd siis jäid õhku ikkagi mitmed küsimused. Nagu ma olen väitnud, on see hea lause, et arvestades kõike plusse kokku tuleb miinus. Esimese arupärimise vastuses tõite kulutusena välja projekti konkursi, venekeelse saate, venekeelsete koolide ja lasteaedade pedagoogide eesti keele süvaõppe jätkamise ning erinevate seminaride, koolituste ja kultuuriürituste korraldamise. Teise arupärimise vastuseks sain nimekirja projektidest, millele raha kulus. Arvutades kokku teie poolt välja toodud projektide maksumuse ning eelarvetes ette nähtud töötasu ja võrreldes tulemust eelarve esitatuga saame iga-aastaselt vähemalt üle 200 000 euro suuruse vahe. Jah, 2008. aastal suisa 300 000 euroga. Ja seetõttu ma küsingi, et palun välja tuua aastatel 2008 kuni 2013 tehtud kõik kulutused, mis on tehtud rahuliku kooselamise programmi raames, kuid väljaspool kodurahu programmi projektikonkurssi. Teiseks, kui palju ning milliseid kulutusi, mis vastavad esimeses küsimuses kirjeldatule, on plaanis teha 2014. aastal? Kolmandaks,
millest on tingitud rohkem kui 60% suurune langus kodurahuprogrammi raames toetusteks antuks summadele. Näiteks 2009. aastal oli see 256 889 eurot ja 2010. aastal 98 104 eurot. Paluksin 1 minuti. 1 minut lisaaega. Aitäh. Neljandaks, kas kodurahu rahulolu on protsentuaalselt pöördvõrdeline toetuseks antud summadega? Ja 5. millised on rahulolu tulemused väljaspool kodu? Ka sellele soovin suulist ja kirjalist vastust. Tänan.